Hei, mina olen kilplaste mammsel Helena. Täna tutvustan teile sellist kilplaste koja õpituba, kus kilplased viskavad villast, aga tegelikult siis vildivad. Hakkame seepi viltimas, me saame seebi ja nustiku koos, aga me peame siis niimoodi parajaks ta tegema, et ta on nagu paras pikk ja natuke lai ka, aga kindlasti siis selle järgi, kuidas need heited jooksevad siin. Seebi viltimist alustame niimoodi. Kõigepealt paneme siia villaheide ja paneme pöidla peale. Hoiame kinni, sest väga tähtis on, et see heie jääks siia peale tihedalt. Nüüd on kaks võimalust. Kui me tahame märgviltimist teha, siis kastame käe sooja vee sisse, mis on seebivesi, ja sellega hakkame niimoodi seda seepi hõõruma. Siia peale saab nüüd panna veel ka mingeid teist värvi villaheideid. Et näiteks siin on niisugune kirju tehtud, et siis ta tuleb selline vahva kirju. Aga kui me nüüd otsustame, et me tahaksime nõelviltimist teha ehk kuiviltimist, siis on meil sellised spetsiaalsed nõelad. Kui me hakkame nüüd torkima seda, siis ta hakkab ise pildistama seda villaheiet. Ja siis me saame niimoodi üle käia ja saame igasuguseid asju siia peale teha. Näete, siin on lausa kilplane, siin on meesilane, siin on leepatriinu. Sellega on siis väga hea ennast pesta. Kui märjaks teed, siis on meil seep ja nustik korraga koos olemas. Märgviltimisega on nüüd hea teha ka niisugust kaabut, nagu mul peas on. Selleks tuleb kõigepealt võtta selline šabloon. Sellega saab nüüd ühe kaabu teha. Ja kui on vaja, siis me keerame selle kaabu veel ka teistpidi ja vaatame, et oleks igalt poolt nagu ilusti sile. Siis on mul siin nõelviltimisega selline villariie nagu, ja selle peale saab ka igasuguseid asju teha. Näete, kuidas kilplased porgandeid kasvatavad. Siis saab teha kohvikannu soojendajat. Igaüks saab siin palju oma fantaasiat rakendada ja kutsun teid viltimise töötuppa. Kohtume Kilplaste külas.